Minu nimi on Ave Matteus ja ma räägin teile täna meie noortekirjanduse kangelastest. Eesti keeles ilmuva noortekirjanduse hulk on kasvanud juba nii suureks, et raske on kõigel ilmuval silma peal hoida. Ja veel raskem on sellest vähegi ammendavat ülevaadet anda. Seetõttu tuleb teemat kitsendada, valida käsitlemiseks mõni spetsiifiline aspekt. Ja kuna selle aasta algupärase lastekirjanduse päeva katusteema on kohtumine karakteriga, pakkuski see mulle head võimalust heita pilk meie noortekirjanduse tegelaskujudele ja just nimelt ajaloolises vaates. Ja kuna tänane üritus on pühendatud just algupärasele lastekirjandusele, siis piirdun minagi alljärgnevalt vaid algupäraste tekstide vaatlusega, kuigi kindlasti oleks huvitav võrrelda ka algupäraseid ja tõlketekste ning siit nende tegelaskujusid omavahel. Kahjuks ma pean ütlema, et mul ei ole slaide, aga samas võib olla niisugune ainult siis helil põhinev või siis ilma slaide vaatamise kohustuseta ettekanne võiks ka olla vahelduseks päris hea. Kõigepealt mõistetest. Kirjanduspäeva üleskutses on kenasti allitereeruvalt juttu kohtumisest karakteriga. Mina panin pealkirjaks, oma ettekande pealkirjaks meie noortekirjanduse kangelased, mis jutumärke kasutades jätab võimaluse ka ambivalentseks lähenemiseks. Sissejuhatuses ütlesin, et keskendun tegelastele, et kokku on siis siin 3 mõistet juba kõlanud: karakter, kangelane, tegelane. Ja kuigi neid kasutatakse kirjandusest rääkides sageli sünonüümidena, erinevad nad siiski mõnevõrra oma tähendusväljalt. Kõige laiem ja neutraalsem on neist tegelane või ka tegelaskuju, mille all me mõistame kirjandusteoses või mis tahes muus kunstiteoses tegutsevat või mingis tegevuses osalevat isikut või olendit. Tegelased on teose üheks olulisemaks komponendiks, sest nad viivad sündmustikku edasi, nende läbi avaneb ideestik. Ka lugeja tunneb huvi ennekõike teose tegelaste ja nende elusaatuse vastu. Kirjandusteose tegelased jagunevad nende tähtsuse järgi pea-, kõrval- ja episoodilisteks tegelasteks. Karakter on selgesti väljenduva isikupäraga tegelane kirjandus või mõnes muus kunstiteoses. Oluline on siin rõhk just nimelt isikupäral. Teatud kordumatutel iseloomulikel omadustel, mis eristavad teda teistest omasugustest. Kuigi karakterile on omane individuaalsus, mis eristab teda näiteks tüüpilisest tegelasest või ka siis tüüpilisest karakterist, ehk siis ilma eriomaste iseloomujoonteta inim- või olendite rühmategelastest, räägitakse ka karakterite puhul teatud iseloomu sotsiaalse klassi või isegi teatud ajastu tüüpilistest karakteritest. Ja mina mõtlesin siinkohal näiteks, et võrdluses 20. sajandi alguse või keskpaigaga on 21. sajandi alguse noorte kirjanduslikud karakterid kindlasti sõnakamad, eneseteadlikumad, iseseisvamad. Sõna kangelane tähendus on aga ajas muutunud. Algselt tähendas see kõrgete isikuomaduste ja ka sünnilt kõrgkihti kuuluvat, üllaste, väärikate tegudega silmapaistvat isikut. Enamasti kirjandusteose peategelast, kes pani teiste hüvanguks toime erakordse teo, kangelasteo. Selliseid kangelasi võib ajaloolistes teostes leida kangelaseepostest, klassikalistest tragöödiatest, romantilise kirjanduse hulgast. Kuid tänapäeval me kasutame kirjandusteose peategelasest rääkides samuti kangelase mõistet, isegi siis, kui ta mingit erilist kangelastegu korda ei saada. Ehk et kangelane võrdub sageli meie kõnepruugis peategelasega. Ja mina siis oma tänases ettekandes just räägingi või tahangi rääkida kangelasest, kes siis Eesti noortekirjanduse, algupärase noortekirjanduse noortekirjanduses üles on astunud. Ja just nimelt sellepärast, et siin kõlab kaasa ühelt poolt see mõiste algne tähendus, see vaprus, mis on ühendatud siis vapruse kindlameelsusega. Aga teisalt saab selle sõna kangelane panna ka jutumärkidesse ja anda talle siis vastandliku tähenduse, rääkida nii-öelda kangelastest või siis ka antikangelastest. Ehk et kui loo kangelane on enamasti positiivne, näiteks saab hakkama siis keerulise füüsilise, psühholoogilise või sotsiaalse väljakutsega, ületab ennast, näitab üles vaprust, kartmatust, abivalmidust, näiteks päästab kellegi või leiab keerulisest olukorrast väljapääsu, pakkudes ka lugejale positiivseid samastumisvõimalusi, siis kunstiteose antikangelane on selline ambivalentne, salapärane, sügav
täis sisemisi vastuolusid ja eriti just modernismi ajast alates on täheldatav selline antikangelaste sugenemine kirjandusse. Selline antikangelane võib olla hoopiski sümpaatne oma mingisuguse negatiivse iseloomuomaduse tõttu, sest teda näidatakse haavatava, ekslikuna, loomulikuna, just nii, nagu me inimesed kõik oleme, teeme vigu ja eksime. Ja et selle antikangelase kangelastegu seisnebki tihtipeale selles, et ta näitab meile hoopiski olukorra keerukust, maailma kitsarinnalisust, võib-olla elu piiratust ja muud sellist. Ja antikangelase protest ühiskonna vastu võib võtta koomilise nii-öelda pöörde, näiteks päädib siis tola mängimisega või olla ka traagiline, ehk siis kangelane võib ka oma protestil siis ühiskonna vastu hukkuda. Ja selline antikangelane on siis tihtipeale isoleeritud, üksink, marginaalne, ta on passiivne, kurb, vaikiv, suhtub kriitiliselt ümbritsevasse keskkonda ja nagu öeldud, ta võib ka ebaõnnestuda. Antikangelane ei ole kindlasti peategelase nii-öelda vastasmängija, vaid peategelane võibki olla siis antikangelane. Ja mulle tundub, et Eesti uuemas noortekirjanduses me leiame just nimelt mõningaid kangelasi ja ka antikangelasi ja sellepärast siis tahtsingi oma ettekande pealkirja panna selle sõna kangelane just nimelt jutumärkidesse, mis võimaldab ka siis rääkida nii kangelastest kui ka antikangelastest. Et loomulikult tänase ettekande maht ei võimalda sellesse teemasse põhjalikult süveneda, aga mõned tähelepanekud alljärgnevalt siis meie noortekirjanduse tegelaste kohta siiski teeksin. No kõigepealt natukene kangelase soost, vanusest, päritolust. Kui ma 2012. aastal tegin kokkuvõtet iseseisvuse taastamise järel ilmunud algupärase noortekirjanduse teostest, tõdesin, et ligi pooled neist on tüdrukute lood ehk naissoost peategelastega lood. Tänasel päeval mul küll statistiline ülevaade noortekirjanduse vallas toimunust puudub, mis siis hõlmaks nii-öelda sajandi teist kümnendit, aga mulle tundub subjektiivsetele tähelepanekutele tuginedes ja julgen öelda, et neid naissoost peategelasega tekste on ilmunud veelgi rohkem. Ja põhjus see, et viimastel aastatel lihtsalt pole meessoost peategelasega tekstide loojaid, et need meesautorid siis, kes nullindatel meessoost kangelastega tekste kirjutasid, et need on siis suundunud mingisugustele teistele radadele, nad ei kirjuta praegu enam noortele või nad on ka meie hulgast lahkunud, nagu näiteks Margus Karu, eks ju, kes on meil üks säravama meessoost kangelase looja oma noorteromaaniga Nullpunkt. Ja et muidugi ka naisautorid võivad oma teoste peategelaseks teha noormehe, nagu näiteks Piiri Saar oma Haldjaloos Martin Greeni Juhtum või Mairi Laurik teoses Mina olen surm, ka Reili Reinaus hiljuti ju lugejate tunnustuse pälvinud fantastikasugemetega teoses Marten, Emilia ja kadunud maailmad. Aga need mehehakatised mõjuvad siiski kuidagi pehmelt ja leebelt oma vanuse kohta, võib-olla mitte piisavalt mehelikult. Nad on tundelised, abivalmid, räägivad, mõtlevad palju, kannavad selliseid naiselikke omadusi ja sellepärast nad ei mõju ikkagi, ütleme, sellise mehelike kangelastena. Et võib-olla oma tegude ja käitumise poolest võiks ehk neid kangelasteks pidada, aga siis mitte niisugusteks mehelikeks kangelasteks. Mõned erandid muidugi on, et Anett Uisu Tulevikuta lootus, põnevalt konstrueeritud lugu, mis jälgib paralleelselt 18-aastase Jako ja 17-aastase Nella käekäiku. Jako leiab pargipinkilt koolikiusamise all kannatava Nella päeviku ja nii hakkab tema eneseleidmine ja vanematest eemaldumine kulgema paralleelselt siis Nella päeviku sissekannetega. Nella saatus on kurb, tema ei näe hingelisest ja sotsiaalsest ummikust väljapääsu, otsustab minna vabasurma, kuid Jako küpseb
tüdruku mõtetest tuge saades enesekindlaks, julgeks, otsustusvõimeliseks inimeseks. Lootus sisendab ka Heli Künnapase loodud tegelaskuju Richard sarjana kavandatud noorteromaanis Mälestusteta suvi, mille esimene osa ilmus möödunud aastal. Kuigi teose peategelane on noor keskkonnaaktivist Brenda, kelle vanemad pagendavad ta suveks maale, et oma aktivismiga oma tulevikku ära ei rikuks, kerkib sündmuste edenedes Brenda kõrval oluliseks tegelaseks Richard, kohaliku noortekamba popp-poiss, kes peab siiski maadlema koduse elu probleemidega, vägivaldse kasuisa põhjustatud hingetraumadega. Kuna teosel on oodata ka järge, siis loodan, et autor kujundab Richardist kangelase, kes tõuseb väärikana meie algupäraste noortekirjanduse silmapaistvate meestegelaste ridadesse ja pakub noorele lugejale ka positiivset samastumisvõimalust. Et vaatamata neile mõningatele näidetele, kus meil on siis meessoost peategelane, tundub mulle ikkagi kokkuvõttes, et uuemas algupärases noortekirjanduses neid meeskangelasi napib. Võiks isegi öelda, et nad on pigem sellised pooleteramehed ja et nad ei küündi siis Margus Karu nullpunkti Johannese või ka siis Sass Henno Mina olin siin romaani peategelase rassi tasemele, kes on minu hinnangul meie noortekirjanduse kõige säravamad meessoost kangelased. Kusjuures nad mõlemad kannavad minu meelest ka sellist antikangelase jooni. Niisiis, ma üldistan ja väidan, et tüüpiline algupärase uuema noortekirjanduse peategelane on eesti rahvusest neiu. Ta on 14–18 aastane, elab tänapäeva Eestis, valdavalt mõnes linnas või siis suuremas alevikus. Ja satub maale vaid lühemaks ajaks, näiteks suvevaheajaks või siis nii-öelda Narve puhkama, et siis kujunenud probleemidest taastuda, leevendust saada. Ja lugudest, mille tegevuspaik on välismaal, meenub mulle mõni üksik teos, näiteks Mariann Suitso Hobusehullud Ameerikas, mis jätkab sarja esimese osa Hobusehullud peategelase Johanna käekäigu jälgimist. See Johanna on väga sümpaatne tegelane, minu meelest ta kannab sellise kangelase, naissoost kangelase jooni. Ta on koolikaaslaste poolt tõrjutud ja ta leiab uue hobi ratsutamise, hobuse eest hoolitsemise ja see muudab teda sisemiselt. Ratsatrennis leiab ka ta endale sõpru, ka armastuse ja ta muutub väga tunduvalt enesekindlamaks ja julgemaks, niisugune positiivne hea näide. Ja teine osa viib siis Johanna Ameerikasse lastelaagri kasvatajaks, kus ta siis samuti kus näidatakse siis tema karakteri edasist arenemist ja küpsemist. Nii et selline sümpaatne tegelaskuju, kes minu hinnangul kannab kangelannale iseloomulikke jooni. Välismaa vähese kujutamisega seoses torkab silma ka teisest rahvusest tegelaste puudumine uuemas Eesti noortekirjanduses. Kõrvaltegelaste hulgas ikka mõni kohalik vene noor leidub, aga peategelasena või lausa siis kangelasena esineb mitte-eestlane haruharva. Ühe ereda näitena muidugi võib välja tuua 10 aasta tagune Reeli Reinausi sulest ilmunud jutustus Must vares, mille peategelane on 17-aastane Seth, mustanahalise Ameerika diplomaadi ja valge eestlanna liidust sündinud poiss, kes elab lastekodus, sest ta ema on surnud ja isa on juba ammu Eestist lahkunud. Aga ksenofoobia, rassismi, lastekodus kasvamise kõrval on sellesse loosse pakitud ka koolikiusamist, narkomaaniat, kuritegevust, võltsväärtusi, armastust ja veel paljud muud. Ehk natukene kõike liiga palju ja see ei võimalda sellel noormehel nagu selliseks kangelaseks kujuneda ja küpseda ja lugu jääb isandlikuks. Et minu meelest oleks väga tervitatav, kui Eesti noortekirjanduses esineks rohkem teisest rahvusest, teise nahavärviga tegelasi, sest sellised inimesed ju meie kõrval ja meie ümber on. Ja eriti üllatav on muidugi see, et nii harva kujutatakse kohalikke vene noori või ehk siis eesti venelasi või siis eestlaste ja venelaste läbikäimist noorteraamatutes. Et Kerli Altmarti Makaakides ja majades, mis räägib siis 10. klassi poiste bändi tegemistest, on üks bändi liige, on siis vene rahvusest Vladi hea huumorisoonega ja selliselt lahedalt kujutatud poiss.
Ja eks selliseid kõrvaltegelasi leidub veelgi, aga üldiselt torkab silma, et need vene rahvusest noored on pigem siis negatiivselt stereotüüpsed, et nii Sass-Venno kui ka Margus Karu kultuslikes noortekates või ka siis uuemal ajal anonüümse autori sulest pärit teoses Kuidas minust sai narkomaan, siis see narkomaan on siis kirjutatud vene tähtedega, slaavi tähtedega, et neis teostes on noorukid esitatud ikkagi siis negatiivses võtmes, nad on narkomaanid, narkodiilerid, sulid, kriminaalsete kalduvustega noored, mis kindlasti ei ole võib-olla vääriline ja õige viis või võte või ainus viis või võte, millisel kujul siis need vene noored võiksid Eesti noortekirjanduses üles astuda. Ja et siin on kindlasti tööpõld lai ja miks mitte siis ka meie kohalikele eesti-vene autoritele, et kindlasti oleks tore, kui nad võtaksid ette ja kujutaksid vene noori suhtlemas Eesti noortega tänapäeva Eestis. Et mina ootan sellist kirjandusteost. Mis puudutab tüüpilise noorteraamatu tegelase elukeskkonda, linna, siis linna nime küll sageli ei mainita, aga mõne tänavanime, kaubanduskeskuse või meelelahutuskoha järgi saab siis selle ikkagi tuvastada. Ja et esinemissageduselt on siis esikohal Tallinn, aga esindatud on ka Tartu, Viljandi, Karksi-Nuia ja mõned teisedki kohad. On teoseid, kus tegelane rändab läbi terve Eestimaa, näiteks Ene Sepa minevikuta mälestused, kuid maa- või linnakeskkond eristuvad siin üksteisest peamiselt tegevuste või võimaluste kaudu, mida seal elavad inimesed siis kasutada saavad, et maal tuleb teha maatööd ja linnas on siis rohkem meelelahutusvõimalusi. Ehk et siis võib öelda, et ruum, see elukeskkond, ka loodus ei mängi tegelikult noortekirjanduse ja tegelaste nii-öelda arengus või loos suurt rolli. Et sündmused leiavad aset pigem siseruumides, kooli, kodu või mõne avaliku asutuse, näiteks haigla või politsei seinte vahel. Ja harvad ei ole muidugi juhud, kus ümbritsevat keskkonda ongi kujutatud väga minimaalselt, sest suure osa veedab see raamatunoor ekraani ees. Et mõned erandid siin muidugi on, näiteks Kaja Sepa Hetk enne homset, mis kujutab maanoorte elu, mille keskele 15-aastane linnatüdruk Erle satub, kui tema perekond, kärgpere maale suvemaja soetab. Ja see lugu on küll põnev selle poolest, et siin leiab nagu teistsuguseid tegevusi, millega siis noored oma päevi veedavad, et see on siis jalgrattasõit, ujumine, orienteerumine, mälumäng, aga ka muidugi ohtlike autodega kihutamine. Et seda laadi tegevusi me paljudest teistest noorteraamatutest ei leia, sest linnakeskkonnas kasvaval ja linnas elaval noorel on siis meelelahutused tavaliselt kaubanduskeskustes hängimine, kitsastes korterites pidutsemine, klubides või kinodes ajaviitmine või siis lihtsalt sotsiaalmeedias scrollimine. Aga ka siin siis selles Sepa loos ju tegelikult keegi niisuguse särava kangelasena esile ei kerki, et see on siis, selle kujutatakse nii-öelda paljude noorte inimeste käekäiku. Nii et tahaks loota, et neid kangelasi võiks tulla ka maanoorte hulgast. Et veidi lootust on siin juba mainitud siis Heli Künnapase Mälestusteta suvi, mis loodetavasti jätkub ja kerkib sealt siis Richardi kõrvale ka veel mõni teine noor seal esile, või siis ka Lille Roometsa Üks väike valge tuvi, Üks väike valge sulg, et sealgi siis toimub tegevus pigem sellistes väiksemates kohtades, maa-asulates, et lootust selles plaanis on. Aga kui nüüd vaadata sotsiaalseid suhteid ja neid probleeme, millega noored oma elus siis raamatulehekülgedel kokku puutuvad, et siis on noortekirjandusele kui easpetsiifilisele kirjandusele ju iseloomulik noore inimese näitamine tegutsejana, probleemide lahendajana, iseseisvana, moodsalt väljendudes võib-olla siis agentsena ehk siis võimelisena sotsiaalselt toimida, oma otsustega midagi mõjutada.
Seeläbi saab noor inimene näidata oma küpsust, täiskasvanulikkust, valmisolekut oma elu eest vastutus võtta, mis on inimese arengu väga tähtis eesmärk. Ja selleks jäetakse noor inimene tavaliselt siis üksi, eraldatakse ta päritolu perekonna toetavast ja turvalisest võrgustikust, saadetakse mõnele reisile, paisatakse mingisuguste probleemide keskele. Et viisid muidugi, kuidas noor inimene siis raamatulehekülgedel neid arenguülesandeid lahendab, mõjutavad omakorda lugejaid, pakuvad neile eeskuju ja võimaldavad samastumist, lohutavad ja toetavad, kui ollakse sarnases olukorras või vastupidi, hoiatavad, manitsevad teatud sammude eest. Ja just see, kuidas noortekirjanduse tegelane käitub, teeb temast siis kas kangelase, positiivse eeskuju, inspireerija või siis antikangelase, ebaõnnestuja, kaotaja, allaandja. Kuigi näib, et selliste lugude loomine, mis kujutavad just nimelt positiivseid kangelasi, on esmapilgul noort lugejat silmas pidades õigem ja vajalikum, on antikangelasel ka lugusid samuti väga vaja, sest nad näitavad meile inimesi nende haavatavuses ja ebatäiuslikkuses. Me tunneme end neis ära, sest me kõik ju teeme vigu, me kõik eksime. Ja samuti võimaldavad sellised lood tegelastele kaasa tunda, seeläbi oma empaatiavõimet arendada. Heas ja mõjuvas noorteraamatus on need kaks poolust muidugi ühendatud. Inetust pardipojast saab särav luik, kiusatavast populaarne seltskonna hing, kuritegelikule teele sattunu suudab taas õigele rajale pöörata, vaikne ja endesse tõmbunu leiab toetava sõbra. Küsimus on siin selles, kas need muutused toimuvad noore enda tegevuse tulemusena või langevad talle justkui taeva kingitusena sülle ja mõjuvad seetõttu deus ex machinana, kunstliku lõpplahendusena. Seda viimast on noorteraamatutele muidugi tihti ette heidetud. Sündmused arenevad ebaloogiliselt, karakterid on klišeelikud ja liiga skemaatilised ja nii edasi. Ja mulle tundub, et siin on teatavad käärid autori ideede ja kavatsuste ning noore lugeja ootuste vahel. Sest peab ju noorteraamat lugeja tähelepanu köitmiseks ja hoidmiseks olema tempokes, seikluslik, nii-öelda ühe hingetõmbega loetav, mis tähendab ka seda, et see peaks ju ära mahtuma nappidele lehekülgedele. Aga siis ei jõua paratamatult kõiki otsi kokku sõlmida, tegevusi alati loogiliselt põhjendada või tegelase mõttekäike ja tundeelu väljendusi veenvalt välja arendada. Ja võib-olla ongi need käärid autori võimaluste ja lugeja ootuste vahel süüdi selles, et meil on tegelikult algupärases noortekirjanduses vähe selliseid meeldejäävaid kangelasi või selliseid kangelasi suure algustähega. Selle sõna nii-öelda sellise algses tähenduses, kes sooritavad siis silmapaistvaid märkimisväärseid tegelasi. Ja meil on väga palju selliseid tegelasi noortekirjandusteostes, kellele on küll tore mõne tunni jooksul, mis me tema seltsis veedame, kaasa elada, aga kes ununevad meile niipea, kui me uue raamatu ja uue tegelase loo ette võtame. Ehk et kangelase loomine eeldab ajalist ja ruumilist avarust. Talle peab andma võimalusi ennast näidata, eksida ja oma vigu parandada, mõelda erinevaid mõtteid, tunda erinevaid tundeid, puutuda kokku erinevate inimeste ja olukordadega. Kangelase või antikangelase vormimiseks sobib muidugi kõige paremini arengu- ja kujunemisromaan, mille näiteid meil leidub, kui me mõtleme kas või Silvia Rannamaa, Kadri, Aidi Valliku, Anni, Margus Karu, Johannese peale. Aga uuemas noortekirjanduses neid mõnevõrra napib. Ja põhjuseks ka muidugi see, ma arvan, et domineerib probleemlugu, milles on siis kesksel kohal ühe või mitme kriitilise olukorra lahendamine ja peategelase karakteri väljaarendamise erinevatele tahkudele väga palju tähelepanu ei pöörata. Muidugi see noor areneb ja küpseb ka probleemi lahendamise käigus, kuid selleks, et tõesti temast sünniks kangelane, peab teda kujutama mitmetahulisemalt pikema aja vältel ja see eeldab siis muidugi ka mahukamat kirjandusteost, võib-olla sarjalisust ja nii-öelda rohkem nii-öelda mahtu igas mõttes.
Aga siiski, et kuigi nendes probleemikesksetes lugudes me väga palju kangelasest rääkida ei saa, pigem siis tegelasest või siis ka karakterist, võimaldavad tema tegevused või siis ka tegemata jätmised arutleda selle üle, kas nendes raamatunoortes on potentsiaali kangelaslikkuseks või mitte. Ja nüüd vaatlengi natukene, millised need probleemraamatud on, milline on probleemraamatu tegelaste suhtevõrgustik ja probleemid, millega siis noor raamatu lehekülgedel rinda pistab. Nagu mainitud, noortekirjanduse oluline tunnus on, et selles tegutseb noor üksi või siis koos sõpradega. Toetavaid vanemaid või teisi täiskasvanuid tema kõrval reeglina ei ole ja võtteid, mida siis autor kasutab vanemate nii-öelda elimineerimiseks, on väga mitmesuguseid. Mõnikord toimub see väga järsult ja nii-öelda deus ex machinalikult, mõnikord natukene leebemalt. Et siis näiteks kas üks vanem või lausa mõlemad võivad noorteraamatus hukkuda autoõnnetuses, mootorrattaõnnetuses, tuleõnnetuses, mõnes muus õnnetuses, kusjuures siis see alles jäänud vanem võib omakorda langeda partneri kaotusest tulenevasse depressiooni, uputada end töösse või alkoholi ja põhimõtteliselt siis lapse kõrvalt kaduda. Ja selliseid näiteid on meil ju päris palju, Helga Nõu appi, Diana Leesalu 2 grammi hämaruseni, Kristiine Kurema jäetunud võõras, Sass Henno, Mina olin siin, Lille Roometsa Üks väike valge tuvi ja mitmed teised. Et vanemate elimineerimise variandiks on ka vanemate lahutus või lahku kolimine, nagu Reili Reinausi Noortekas vaevatud. Töötamine välismaal, samuti siis Reinausi Morten Emilia kadunud maailmad, põgenemine armukesega välismaale või siis vaevlemine mingi raske haiguse küüsis, nagu siin Katrin Reimuse Hald ja tants, Margus Karu 0 punkt. Ja päris mitmes teoses jookseb noor kodust ära, sest vanemad ei mõista teda või ta tahab lihtsalt omal käel maailma avastada. Siin on Ene Sepa 2 romaani, näiteks Medaljon ja minevikute mälestused. Vanemate kaotus noort ei heiduta või nii-öelda siis ära langemine, ära kukkumine. Noort ei heiduta, ta tavaliselt asub aktiivselt tegutsema ja see vastabki siis noorteraamatu loogikale, et nii see peabki olema. Ja isegi siis, kui noorel raamatutegelasel vanemad on olemas ja ta on pärit terviklikust perekonnast, püsivad nad üldiselt tagaplaanil, ei sekku üleliia palju noore ellu ja mõnikord nad ei tunne lapse tegemiste vastu huvi või siis ei julge laps ise oma probleemidega siis vanemaid tülitada. Et viimati mainitud näite leiab Kaia Raudsepa vägistamise teemalisest loost Lihtsalt ära jää üksi, mille pealkiri juba annab mõista, et probleemi lahendamisele aitab siiski kaasa oma mure usaldamine lähedastele ja just vanematele. Kui vanemad ja teised täiskasvanud, näiteks õpetajad, treenerid, sugulased on noortelugudes enamasti tagaplaanil või lülituvad tegevusse kriitilisel ajahetkel, pakuvad nii-öelda nähtamatut olmelist tuge, siis eakaaslased on raamatu noore jaoks peaaegu alati mingil kujul olemas. Et need on siis tavaliselt sõbrad, sõbrannad, pinginaaber, klassi- või trennikaaslased, naabruses elavad eakaaslased ja õed, vennad. Ja tihti saab just peategelane just oma sõbralt ja naissoost peategelane sageli siis vastassugupoole esindajalt, oma meessoost sõbralt abi oma probleemi lahendamisel. On teoseid, kus noore inimese probleemi lahendamist vaadataksegi nii-öelda kõrvalt, kujutatakse läbi eakaaslase vaatepunkti. Värskem näide selle kohta on Jaana Maasiku Enne lõppu, mis saavutas 2020. aastal Kirjastuse tänapäev ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse noorteromaani konkursil esimese koha. Selle peategelaseks ja minajutustajaks on gümnaasiumi lõpuklassis õppiv Katrina, kuid teost teljestab tema põhikooliaegse klassiõe Edla kiusamise lugu, mis päädib Edla kättemaksuga kunagistele kiusajatele, kuid saab osaks valele inimesele. Aga et minu hinnangul kannavad nii Edla kui ka loo minajutustaja Katrina antikangelase jooni. Edla sellepärast, et ta ei näe olukorrast välja muud võimalust, kui vastata vägivallale vägivallaga ja Katrina sellepärast, et ta jääb passiivseks, vaikivaks jälgijaks, kes loodab, et temaga juhtub midagi, et teised tulevad tema juurde,
teevad nii-öelda tema elu põnevaks. Ta ei haara ise initsiatiivi, ei otsi oma ellu muutust ja edenemist. Ta jääb nii-öelda selliseks kõrvaltvaatajaks. Muidugi omaette alaliigi algupärases noortekirjanduses moodustavad ka teosed, mis kujutavad noori tegutsemas rühmadena, näiteks bändi tegemised, siis Kerli Altmarti juba mainitud noortejutus Makaagid ja majad, klassikaaslased Elo-Maria Rootsi koolieksperimenti kujutavas romaanis Vaimude jaam või siis Kolm õde Ketlin Priininna mustlas plikades seiklemas Londoni tänavatel. Aga sellise kollektiivse peategelasega lugude puhul on kangelastest rääkimine keeruline, sest seal ei kerki nagu üht ja ainust tegelast tavaliselt esile. Nii, siis probleemid, millega noor raamatutegelane silmitsi satub, on tõesti tänapäeval rängad. Kui vaadata noortekirjanduse arengut viimase 20 aasta perspektiivis, siis tundub mulle, et siin on toimunud teatud nihked. Sajandi algus tõi mitmeid mõjuvaid sõltuvustemaatika käsitlusi. Noor sattus alkoholist ja narkootikumidest palistatud nõiaringi, millega kaasnes ka kuritegevus, diilerlus, varastamine, füüsiline arvete klaarimine. Mainigem siin Jaan Tankso Hanejahti, Diana Leesalu 2 grammi hämaruseni, Sass Henno Mina olin siin, Kristi Rebane Minu oma ja mitmed teised. Ja julgen väita, et need tegelased, kes suutsid sellest nõiaringist välja murda, et neid võib pidada kangelaslikeks või neil on kangelase omadusi, nagu näiteks siis see Sass Henno Rass või siis ka Tankso 17-aastane mina jutustaja. Teised aga, kes vandusid meelemürkidele alla või isegi kaotasid elu, on siis pigem antikangelase näideteks. Ja see Tankso tegelane küll ei näidanud ise initsiatiivi, et sõltuvusest vabaneda, selleks oli vaja Deus ex machinalikku jalamurdu ja isa sekkumist. Aga positiivne on see, et ta ikkagi suutis sellest sõltuvusest vabaneda. Omaette küsimuseks jääb, kas see lugu, see sõltuvusest vabanemise lugu on ka tõepärane. Ja et neid sõltuvusprobleeme leidub muidugi ka uuemates noortekades, aga nad on siis tavaliselt siis kõrvaltegelaste nii-öelda õlgadele pandud, et niisuguse peateemana neid enam väga palju ei ole. Aga uuemates raamatutes, vähemalt nendes, mida mina olen siis jõudnud lugeda, on esile tõusnud hoopis teine teema ja see on kiusamine, ahistamine, kõige laiemas plaanis vägivald. Kas siis peategelane ise on kiusatav, nagu siis mainitud Margus Karu nullpunkt, Mariann Suitso hobusehullud, Margit Sarapiku Vaaro leidmine, Ele Arakase esmaspäevad või vaadatakse kiusamist kõrvalt, kellegi kiusamist kõrvalt. Mainisin eelnevalt juba Jaana Maasiku enne lõppu ja hoopis keeruline on olukord Liina Vagula krimis lugematega loos Täiusliku elu hind, kus kunagisele kiusajale makstakse kätte teda vangistades. Loo lõpp on traagiline, kiusatav Nele sureb ja kiusaja või õigemini siis inimene, kes oleks võinud aidata, toetada ja kaitsta kiusatavat, tema pinginaaber, siis keda vangistatakse, et tema jääb passiivseks, ta ei märka seda kiusamist, ta ei oska kiusajat aidata ja tema siis pääseb õnnelikult lõpplahendusena. Nii et selline keeruline ja samas põnevalt mõtlema panev lugu on see Liina Vagula Täiusliku elu hind. Kiusamise alla ma liigitaksin ka vägivalla, mis noorele täiskasvanu poolt osaks saab, nagu näiteks siis peksmine või vägistamine, kusjuures siis peksjaks osutub tavaliselt kas siis mõni meessoost lähedane, kasuisa, onu, mõni teine pereliige. Ja vägistamised siis vägistamislugudest Mare Saag-Volotni kirjaklambritest Vöö või Kaia Raudsepa Lihtsalt ära jää üksi, mida juba mainisin. Et see kiusamine, väimne või füüsiline vägivald, kaasa arvatud vägistamine on noortekirjanduses sageli põimunud mõne teise probleemiga, näiteks vaesus, asotsiaalsus, homoseksuaalsus, kuulumine teise rassi
aga ka andekus, hästi õppimine, tublidus ja omakorda siis need nii-öelda kombona see kiusamine, mis on tingitud eelloetletud aspektidest, et see viib omakorda vaimse tervise probleemideni, mille kujutamine algupärases noortekirjanduses on minu tähelepanekute järgi tõusuteel. Et sedalaadi tekste esineb üllatavalt palju või kas ta nüüd üllatav on, aga et esineb palju. Ja raamatunoored, kes suudavad vaimsest surutisest välja murda, kiusajatele vastu astuda või leiavad mõne inspireeriva tegevuse, mis neid murenmõtetest ja ahistajatest eemale viib, nagu siis Morten Reili Reinausi noortejutus Morten Emilia kadunud maailmad, et nemad kannavad kangelasele iseloomulikke jooni ja on eeskuju väärivad. Teised, kes siis kiusamist vaikselt kannatavad, tarduvad või käe isegi oma elu külge panevad, et neid seda kahjuks kangelaslikuks teoks pidada ei saa ja neid kangelasteks nimetada ei saa, et pigem on siis tegemist antikangelastega, kes lõpetavad traagiliselt. Mida öelda lõpetuseks? Algupärane noortekirjandus käib kahtlemata ajaga kaasas, peegeldab Eesti ühiskonnas toimunud muutusi. Ja nii võib öelda, et narkomaania ja noorte riskikäitumine, millest ka päriselus praegusel ajal vähem räägitakse, on asendunud siis noortekirjanduses igat sorti vägivalla ja vaimse tervise probleemide kujutamisega. Praegune COVID-19 olukord ja juba rohkem kui aasta kestnud piirangud võimendavad neid muresid tõenäoliselt veelgi ja ma arvan, et edaspidi on meil selliseid raskeid haiguse lugusid või vaimse tervise probleemidest rääkivaid tekste tõenäoliselt oodata veelgi. Samas ei ole välistatud, et see temaatiline muutus sõltuvusprobleemide kujutamiselt siis vägivalla ja haiguste kujutamisele on seotud ka asjaoluga, et viimasel ajal kirjutavad noortekaid ikkagi naised ja nende loodud peategelased on samuti naissoost. Naistele üldiselt on alkoholi ja narkootikumide tarbimine suhteliselt võõras, kuid kiusamine, suhteprobleemid, haigused, vägistamised, kõik muu selline on pigem tuttav. Ja neil teemadel nad julgevad ja oskavad ka sõna sekka öelda. Nii et selles suhtes tundub, et siin on need trendid, mis meie noortekirjanduses on avaldumas praegu nii-öelda läbi põimunud. Nii ühiskondlikud muutused kui ka siis autorite profiil mõnes mõttes. Aga et lõpetuseks jääb ikkagi küsida, et kuidas jõuda selleni, et raamatunoor, kellega me siis noortekirjanduses tutvume, suudaks oma probleemid seljatada, et ta ei jääks oma murega üksi, leiaks mõistmist ja tuge lähedaste poolt ning et temas oleks ka piisavalt julgust abi küsimiseks ja jõudu ja teotahet tegutsemiseks. Ja mitte ainult siis tegutsemiseks, kui mõelda just nimelt nende tupikusse viivate kättemaksulogude peale, mida siin viimastel aastatel on ilmunud, vaid just nimelt selliseks edasiviivaks ja jätkusuutlikuks tegutsemiseks. Sest see annaks ju ka lugejale lootust, et keerulistest olukordadest on väljapääs ja et kõik ei ole nii must ja masendav, et see elu ei vääri elamist. Et ma soovin, et meie noorteraamatutes oleks rohkem selliseid tegelasi, kes pakuvad lootust, kes ei heitu, kes ei kustu ja kelle kohta võiks öelda, et nad on tõelised kangelased, kes näitavad meile eeskuju, mõjuvad ülesehitavalt ja positiivselt. Et aitäh, et kuulasite lõpuni. Kohtumiseni.